Ukraina on just kärpinud Venemaa ja Iraani tiibu. Mitte mõne tohutu $1 miljardi relvaga. Nad tegid seda millegagi, mis on nii väike, et nad panid sellele hüüdnimeks kuul. Aastaid on Venemaa tuginenud suuresti Shahedi droonidele, kasutades odavaid parvesid, et üle koormata kaitsesüsteeme. Viimasel ajal on Iraan kasutanud sama taktikat Pärsia lahes, sihtides laevu, infrastruktuuri ja olulisi majanduslikke eluliine. Tulemuseks on olnud kaos igal tasandil, sest kuidas peatada midagi, mis on odav, kiire ja tuleb lainetena? Ukraina võib-olla just vastas sellele. Selle asemel, et proovida ohule rohkem raha kulutada, pöörasid nad kogu võrrandi pea peale. Nad ehitasid midagi veel odavamat, kiiremat ja spetsiaalselt nende droonide jälitamiseks mõeldud. Hiljem paljastame, kuidas see kuul on maksnud Iraanile mitte ainult miljoneid dollareid Pärsia lahes, vaid ka nende usaldusväärsuse. Aga kõigepealt alustame probleemist, mille Iraan tekitas, sest kõik saab alguse siit. Shahedi droon, mis on olnud Pärsia lahes tõeline õudusunenägu, ei ole mingi kõrgtehnoloogiline ime. See ongi meelega lihtne, nagu varsti näed. See on aeglane, madalal lendav ja sihtmärgi kohal tiirutav ründemoon. Võid seda ette kujutada kui väikest lennukit, mis on täis lõhkeaineid. Odavaid lõhkeaineid. Me räägime tuhandetest odavatest droonidest, mis saadetakse parvedena vaenlase vastu. Iga droon maksab kuskil $20,000 kuni $50,000. Ja kui sa saadad neid piisavalt palju, siis kaitsja ei pea enam lahingut, vaid lahendab matemaatika ülesannet. Ja väike vihje, see pole hea ülesanne. Me oleme juba näinud, kuidas see välja näeb. Ukrainas on Vene väed kasutanud Iraanis disainitud shahedeid peaaegu igal ööl, millest on saanud täiesti selge muster. Droonid tulevad lainetena, sageli pimedas, sundides kaitsejõude tundideks valvel olema. Isegi kui enamik neist alla lastakse, piisab mõnest, mis läbi pääseb, et tekitada tõsist kahju. Nii on Ukraina sõdurid sunnitud olema pidevalt kõrges valmisolekus. See ei kurna mitte ainult kaitset, vaid kulutab ka kalleid rakette, vaid mõjub ka psühholoogiliselt kurnavalt kaitsjatele. Nüüd võtke see sama mõte ja rakendage seda kogu Pärsia lahe piirkonnas, kuid laiendage sihtmärkide ulatust. Nüüd räägime naftarajatistest, laevateedest ja kitsastest pudelikailtest, nagu Hormuzi väin. Äkitselt võivad isegi vähesed edukad tabamused põhjustada suuri kahjustusi ja mõjutada kogu maailma majandust. Ja just siin avaldub selle strateegia tegelik jõud. Iraanil ei ole vaja täiuslikku täpsust. Neil on vaja lihtsalt piisavalt droone, et need läbi pääseksid. Iga edukas tabamus suurendab survet, samal ajal kui iga tõrje maksab kaitsjal raha. Ja see viibki meid kogu selle asja tõelise nipini. Iga kord, kui kaitse tulistab ühe nende droonide peatamiseks kalli raketi, on Iraan juba selles vahetuses võitmas. Asi ei ole selles, kes tabab sihtmärki. Asi on selles, kes kulutab selleks rohkem raha. Kui väga lihtsalt öelda, mõtle sellele nii, nagu prooviksid sääseparve kuuliga maha lüüa. Jah, sa võid mõne pihta saada, aga tegelikult kulutad sa ressursse palju kiiremini kui see parv ise. Just see tasakaalutus tekitab tõsise probleemi, sest kaasaegsed õhutõrjesüsteemid ei ole kunagi selliseks võitluseks loodud. Ma mõtlen, sul on süsteemid nagu Patriot, NASAMS või IRIS-T. Need on ühed maailma kõige arenenumad õhutõrjesüsteemid. Aga need on ehitatud selleks, et peatada hävituslennukeid, tiibrakette ja kõrge väärtusega ohte, mis liiguvad suurel kiirusel. Kuid aeglase ja odava drooni vastu on need liigsed. Sa kasutad lihtsalt midagi, mis maksab sadu tuhandeid, mõnikord üle $1 000 ühe lasu kohta, et hävitada midagi, mis maksab sellest vaid murdosa. Jah, see töötab, aga pikemas perspektiivis ei ole see rahaliselt jätkusuutlik. Ja just seal hakkabki surve kasvama. Ukraina tundis seda survet juba sõja alguses. Näed peavad nende rünnakutega toime tulema öö pärast ööd ning sai selgeks, et ainult kallitele tõrjerakettidele lootmine ei tööta pikaajaliselt. See on sama reaalsus, millega nüüd seisab silmitsi ka Pärsia laht. Isegi kui raha on palju, jõuab matemaatika ikkagi järele, kui rünnakud jätkuvad. Nii muutus ka küsimus. Selle asemel, et küsida rohkem kalleid rakette, esitas Ukraina targema küsimuse. Kuidas võidelda odava vastu millegi veel odavamaga? Siit hakkavad ka asjad muutuma. Tuleb mängu kuul. Kui tahad Pärsia lahe piirkonnas droonide eest turvaliselt püsida, võib miski selline abiks olla. See on väike ja kiire püüdurdroon, mille on välja töötanud Ukraina ettevõtte nimega General Chereshnya. See loodi ainult üheks ülesandeks ja see ülesanne on jahtida droone nagu Shahid ja hävitada need õhus. See kasutab juhendamiseks kaameraid, see võib sihtmärki rammida või plahvatada piisavalt lähedal, et see hävitada. Pole vaja raskeid süsteeme ega keerulisi stardiseadmeid. See on sihtotstarbeline, lihtne ja otsekohene. See töötab nii, et maapealsed operaatorid saavad varajase hoiatuse radarilt või vaatlejatelt. Seejärel saavad nad sihtmärgi sekunditega kuulile üle anda. Droon kihutab edasi. Selle optoelektrooniline kaamera skaneerib kuni 600 meetrit ettepoole. Kui see märkab Shahidi, lukustab kaamera sihtmärgi ja operaator või drooni enda areneva arvutinägemise tarkvara juhib selle otse tabamusele. See kiire radarilt kaamerale sihtmärgi üleandmine tähendab, et kuul saab kiiresti startida ja töö lõpule viia isegi siis, kui Shahedi droonide lained tulevad öösel või halva ilmaga.
Pole vaja hiiglaslikku radarit või miljoneid dollareid maksvat raketti. Vaja on vaid väikest meeskonda, lihtsat stardiseadet ja drooni, mis on loodud just selleks, mida ta peab jahtima. Ja just see lihtsus ongi kogu idee. Mitte miski selles disainis pole juhuslik. Kõik taandub sellele, et hoida kulud madalad, ehitada kiiresti ja laieneda takistusteta. Seetõttu kasutatakse võimalusel 3D prinditud osi ning tootmisliinid on üles seatud nii, et need saaksid kiiresti laieneda, selle asemel, et nõudluse kasvades aeglustuda. Iga otsus selle loomise, hooldamise ja kasutamise kohta teenib sama eesmärki ja see eesmärk saab selgeks, kui vaatad sihtmärki. Shahidi droonid liiguvad tavaliselt kiirusega 220 kuni 250 km tunnis. Nii et kuul on ehitatud täpselt selle lennuprofiili silmas pidades. See on loodud selleks, et jõuda nendeni sinna, kus nad on, mitte taga ajada mingit ebarealistlikku standardit. Aga kui see sinna jõuab, ei piirdu see ainult nendega sammupidamisega. Just siis hakkab see neist ette jõudma. Kuul suudab liikuda umbes 310 km tunnis, mis muudab kogu dünaamikat täielikult. Selle asemel, et vaeva näha järelejõudmisega, vähendab see kiiresti vahemaad ja seab end löögipositsioonile enne, kui sihtmärk jõuab reageerida. Kuid tõeline üllatus on hind. Iga ühik maksab umbes $2100. Ja just seal hakkab kõik muutuma. Ukraina ei püüdnud Iraanist rohkem kulutada. Selle asemel pöörasid nad kogu olukorra pea peale. Selle asemel, et rohkem raha kaitsele kulutada, leidsid nad viisi, kuidas vähem kulutada ja ikkagi võita. See, mis varem oli kaotusele määratud numbrite mäng, töötab nüüd nende kasuks. Nüüd ei tulista kaitse enam kalleid rakette odavate droonide pihta, vaid kasutab midagi, mis tegelikult maksab vähem kui sihtmärk ise. See võib esmapilgul tunduda väikese muutusena, kuid kui loogikat jälgida, muudab see kogu lahinguvälja. Sõjamajandus hakkab nüüd töötama kaitse kasuks, mitte tema vastu. Ja see pole ainult teooria, see toimub päriselt reaalajas. Ukraina on muutunud kõige intensiivsemaks droonisõja katsepolügooniks kogu maailmas. Iga öö toob kaasa uusi rünnakuid, kiireid kohandusi ja raskeid õppetunde. Need süsteemid ei seisa laborites ega testita neid kontrollitud tingimustes. Need on päriselt lahinguväljal, kus neid kasutavad päris operaatorid pideva surve all ja see surve annab väga muljetavaldavaid tulemusi. Mõnes piirkonnas on sellised püüdurdroonid nagu Bullet vastutavad enamiku Shahidi droonide allatulistamise eest. Teatad see, et mõnes sektoris ulatuvad need näitajad koguni 70%-ni. See pole lihtsalt edasiminek. See on täielik muutus selles, kuidas õhutõrjet korraldatakse. Ja nad ei peatunud, kui süsteem tööle hakkas. Tegelikult just siis hakkasid asjad tõeliselt arenema. Insenerid täiustasid iga osa sellest, muutes süsteemi samm-sammult tõhusamaks. Kaamerad muutusid teravamaks, juhtimine stabiilsemaks ning sideradari, maapealsete vaatlejate ja operaatorite vahel palju tugevamaks. Iga täiustus ei olnud juhuslik. Kõik see toetas üht ja sama ahelat. Avasta varakult, käivita kiiresti ja vähenda vahemaad enne, kui droon jõuab sihtmärgile lähedale. Kui need osad kokku said, muutus süsteem loomulikult mitmekülgsemaks. Nüüd sai see töötada öösel, kaitsta rahvarohkeid linnu ja tulla toime droonide lainetega, mitte ainult ühega korraga. Ja kui jõuad sellise töökindluseni, muutub kogu arutelu. See ei ole enam midagi, mida alles katsetatakse. See on midagi, mida kasutatakse päris surve all ja millel on päris tagajärjed. Ja just sellepärast ongi praegu toimuv nii suure kaaluga. 2026 aasta märtsiks oli samasugune droonioht levinud ka Pärsia lahte ja muster oli juba tuttav. Iraani droonid hakkasid tabama kriitilisi sihtmärke kogu piirkonnas ning iga rünnak lisas survet veelgi. Bahreinis tabas droonirünnak Babko rafineerimistehast nii tugevalt, et see tuli sulgeda. Dubais süütas droonirünnak rahvusvahelises lennujaamas kütusepaagi, peatades lühiajaliselt lennujaama töö. Kuveidis rünnati USA baase, samal ajal kui merel said kaubalaevad kahjustada. Mõned neist jäeti maha pärast tulekahjusid või konstruktsiooniriket. Kõik need juhtumid kuhjusid. Inimkaotused järgnesid. Meremehed hukkusid ja sadamatöötajad said vigastada. Kui vaadata laiemat pilti, saab tegelik valupunkt selgeks. Kõik liigub läbi Hormuzi väina, nii et iga häire seal ei jää kauaks kohalikuks. See levib peaaegu kohe laiali. Sellepärast ongi reaktsioon nii kiire. Nafta hinnad hakkavad tõusma, laevanduskulud kasvavad ja kindlustusmaksed suurenevad. Sealt edasi kandub mõju kogu süsteemi läbi. Kütus muutub kallimaks, kaupade transportimine maksab rohkem ja varsti hakkavad inimesed, kes elavad sellest piirkonnast kaugel, igapäevaelus mõju tundma. Ja see toob Ukraina väga otsesel moel uuesti loosse tagasi. Nad ei jää kõrvale ega vaata seda kaugelt pealt. Aga me mõistame, et see sõda levib üle maailma ja et Iraan on Venemaa liitlane. Nii et ma arvan, et me võiksime leida ressursse, et saata oma instruktorid koolitama inimesi, kes võitlevad sama vaenlasega. Rohkem kui 200 Ukraina spetsialisti on nüüd kohal Pärsia lahe riikides nagu Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Katar ja Kuveit. Nad koolitavad kohalikke jõude, aitavad üles ehitada reaalseid operatsioonisüsteeme ja mõnel juhul astuvad vahele, et aidata vahetute tõrjete juures, kasutades samu odavaid droone, mis on end Ukrainas tõestanud.
kui see toetus kohale jõuab, hakkavad esimesed tulemused juba ilmnema. On juba teateid edukatest tõrjetest ja mis veelgi olulisem, võtmekohad peavad vastu isegi korduvatele rünnakulainele. Samal ajal suurendatakse nende tõrjedroonide tootmist plaaniga jõuda 10 000 ühikuteni. See tõestatud tõhususe ja kasvava varustuse kombinatsioon hakkab tasakaalu muutma ning see kõik toimub reaalajas. See ei ole kontrollitud keskkond ega piiratud katse. See toimub reaalajas, pideva surve all, mistõttu on igal tõrjel on suur tähtsus. Iga alla toodud droon vähendab suurema häirevõimalust. Ja iga odav kaitsemeede peatab selle, mis oleks võinud muutuda palju kallimaks ahelreaktsiooniks kogu maailma majanduses. Nüüd astu samm tagasi, sest just siin hakkab üldpilt tõeliselt selginema. Ukraina ei ole enam lihtsalt riik, mis abi palub. Sellest on saanud riik, mis ise abi pakub. Ja see, mida ta pakub, ulatub palju kaugemale kui lihtsalt riistvara. Ukraina ekspordib kogemusi, selliseid, mida saab ainult pideva surve all olles ja kiiresti kohanedes. See on oluline, sest neid süsteeme ei ehitata teoorias. Neid testitakse öö pärast ööd päris ohtude vastu. Nende taga olevad taktikad ei sündinud klassiruumis. Need kujunesid lahingus, kohandati reaalajas ja tõestasid end siis, kui see oli kõige olulisem. See annab Ukrainale tõelise kaalupartnerina, eriti riikidele, kes seisavad nüüd silmitsi samasuguste droonirünnakutega. Ja kui see reaalsus kohale jõuab, hakkab nõudlus kasvama. Üha rohkem riike hakkab seda puudujääki märkama. Traditsioonilised õhutõrjesüsteemid on endiselt olulised, kuid üksi jäävad nad hätta kiirete ja odavate drooniparvede vastu. Vaja on midagi, mis suudab kiiresti laieneda, jääda taskukohaseks ja sammu pidada nende rünnakute tempoga. See, mis algas Ukrainale ellujäämisvahendina, on nüüd muutumas täieõiguslikuks tööstusaruks. Ja selle tööstuse kasvades tehakse palju enamat kui lihtsalt droonide tootmine. See kujundab seda, kuidas riigid mõtlevad kaitsele, kuidas nad valmistuvad tulevasteks konfliktideks või kelle poole nad pöörduvad, kui surve kasvab. Mis puudutab Iraani, Venemaad ja kõiki teisi riike, kes kasutavad Shahedi droone, siis praegu on nende mäng läbi. Parveeelis on kadunud, kulueelis on kadunud ja üllatusmoment on nullitud. Muidugi, Iraan saab endiselt kohaneda. Nad võivad ehitada kiiremaid droone, nad võivad proovida signaale segada või juhtimissüsteemi parandada, kuid iga uuendus tõstab hinda. Ja süsteem muutub keerulisemaks. See ongi kompromiss. Seega, tõmbame nüüd otsad kokku. Lihtsalt öeldes rajas Iraan oma strateegia odavatele parvedele, mis suutsid üle koormata traditsioonilised kallid kaitsesüsteemid. Ukraina, pideva surve all, vastas millegi lihtsama, kiirema ja palju odavamaga. Kuuliga. See lahendus on nüüd kasutusel ka väljaspool Ukraina piire, kaitstes kriitilisi ülemaailmseid energiakoridore reaalajas. Druunisõja majanduslikud põhimõtted muutuvad meie silme all. Sõdu ei võideta alati suurimate eelarvetega. Sageli otsustab tulemuse see, kes suudab välja mõelda nutikama majandusliku lahenduse. Ja praegu kaldub see tasakaal ühele poole. See, mis algas Ukraina lahinguväljadel kui meeleheitlik vajadus, kaitseb nüüd maailma energiavarustust. Esimest korda on Iraani odav droonisõda lüüa saanud omaenda mängus.